USA sõja Iraani vastu täiesti ootamatud tagajärjed. Araabia Ühendemiraadid teatasid kavatsusest lahkuda OPEC-ist ja OPEC Plussist, mis on nafta eksportivate riikide ühendused. Selline samm on ränk löök nendele organisatsioonidele ja nende tegelikule juhile Saudi Araabiale ajal, mil sõda Iraanis on raputanud maailma majandust. On ilmne, et selline lahkumine muudab täielikult Lähis-Ida suhted, seades Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia vastasseisu. Kuid ülejäänud maailma jaoks on see kummalisel kombel hea uudis. Ma selgitan, miks. Samal ajal on siin näha ka teatud kokkulepped Dubai ja Washingtoni vahel. Ja nüüd teatab Donald Trump, et Iraani võimud andsid USA'le teada riigi kokkuvarisemise seisundist. Seetõttu pöördub Teheran väidetavalt Washingtoni poole. Avada Hormuzi väin, mille kaudu Iraani režiim tarnib suurema osa oma naftatooteid ja saab selle eest peamise osa valuutatulust. Need kaks uudist on omavahel seotud. Nüüd saamegi kõigest koos aru. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Lisaks liituge minu Telegrami kanaliga, kanal Betši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Araabia Ühendemiraadid, üks maailma suurimaid naftatootja riike, lahkub naftat eksportivate riikide organisatsioonist ehk OPEC-ist ja laiemast OPEC Plus kartellist, mille liikmeteks on üle 20 riigi. Ootamatust otsusest lahkuda OPEC-ist, mille liige emiraadid olid olnud üle 60 aasta, teatas energeetikaminister Suheil Al-Mazrui. Järgneb tema tsitaat. Araabia Ühendemiraadid leidsid, et praegu on sobiv aeg selle poliitilise otsuse kaalumiseks. AÜE teeb selle sammu sobival hetkel, avaldamata turule märkimisväärset mõju tänu kitsendustele väinas. Emiraadid ei konsulteerinud ei Saudi Araabiaga, OPEC-i liidriga ega teiste kartelli liikmetega. Üldiselt on emiraadid juba ammu rahulolematud sellega, et OPEC-i ja OPEC Plus liikmelisus sunnib neid naftatootmist piirama. Tootmisplaanid, mis kuulutati välja juba 2010ndate lõpus, hõlmasid võimsuse suurendamist kuni 5 miljoni barrelini päevas. Kuid käesoleva aasta alguses pumpasid emiraadid vaid 3,5 miljonit barrelit päevas. Ja 2024 aastal olid nad sunnitud tootmist vähendama koguni 2,9 miljonini, järgides OPEC-i ja OPEC Plus kohustuslikke kvoote. See tähendab, et kartellid ainult pidurdavad nende arengut. Araabia Ühendemiraatide lahkumine nõrgestab muidugi nii OPEC-id kui ka OPEC Plus. Ja nende kartellide jõud on alati sõltunud ainult liikmesriikide valmisolekust piirata tootmismahte ning emiraadid olid üks neist. Osaleja kaotamine, kelle tootmisvõimsus on peaaegu 5 miljonit barrelit päevas ja kellel on soov tootmist suurendada, jätab selle rühma ilma reaalsest tootmise kontrollimise vahendist. Ja selles uudises on kaks peamist aspekti, geopoliitiline ja majanduslik. Ja pikaajaliste naftahindade seisukohalt on see kummalisel kombel hea uudis. Geopoliitilisest vaatenurgast õõnestab emiraatide lahkumine praegu Araabia ühtsust. Emiraadid esitavad seega väljakutse Saudi Araabiale, kuna just Saudid olid OPEC Plus mitteametlikud juhid, sealhulgas tootmiskvootide jaotamisel. See tähendab, et Ar-Riyad otsustas mitteametlikult, kui palju naftat võib Dubai toota. Kuid majanduslikust vaatenurgast avab Araabia Ühendemiraatide otsus uue etapi naftaturgude ümberjagamises, millel on potentsiaal viia ülemaailmse nafta hinna languseni. Siin tuleb selgitada, et oleks arusaadav, miks see lahkumine tundub küll katastroofiline, kuid maailma jaoks on see hea uudis. Enne sõda Iraanis olid Araabia Ühendemiraadid OPEC Plus riikide seas naftatootmises 4. kohal. Esimene koht on Saudi Araabial, teine koht on Venemaal ja 3. kohta jagasid omavahel Iraak, Araabia Ühendemiraadid ja Iraan. Nii, ja tuli välja, et seal emiraatide tootmine oli natuke väiksem, seetõttu panin nad nagu 4. kohale. Ja nii juhtuski, et Iraak ja Araabia Ühendemiraadid osutusid üheks kõige rohkem kannatanud riikideks Lähis-Ida sõjategevuse ja Hormuzi väina sulgemise tõttu. Nii et emiraadid ja Iraak said kõige rohkem kannatada. Iraagi ja emiraatide naftatootmine langes järsult 2 korda.
aga Saudi Araabia sai vähem kannatada. Tootmismahud vähenesid vaid 23% võrra. Veel 2024. Aastal teatasid Araabia Ühendemiraadid oma plaanides suurendada tootmist 5 miljoni barrelini päevas aastaks 2027. See tähendab 1,5 korda rohkem, kui OPEC plus kartell neil lubas toota. Ja ma saan aru, et emiraadid otsustasid sõda ära kasutada ja kasutada ära varasemaid kokkuleppeid USA-ga, et vabaneda OPEC plus piiravatest kvootidest. Ja tulevikus jõuda uuele tasemele tootmises, hõivates märkimisväärselt suurema turuosa. Nad mõistavad, et võivad olla mitte 4., vaid vähemalt 3. kohal. Aga arvestades, et venelased vähendavad seal samuti tootmist, sest sanktsioonid võib-olla saab isegi natuke teise koha eest võidelda. On ilmne, et lühiajaliselt see nafta hindadele kuidagi ei mõju, ei avalda mõju. Ehk siis ei tasu oodata, et see otsus seal pärast 1. maid äkki hinnad lähevad alla. Ei. Siin tuleb kõigepealt vähemalt taastada sõjaeelsed tootmismahud Araabia Ühendemiraatides ja Iraagis. Aga pikaajaliselt peaksid sellest kõik võitma. Kõik peale Saudi Araabia ja Venemaa. See tähendab, Araabia Ühendemiraatide peamisi konkurente kartelli sees. Ja ärge unustage, et alles hiljuti pidasid emiraatide ametnikud ameeriklastega läbirääkimisi dollarile ligipääsu avamise üle, et suurendada kaubanduskäivet. Tundub, et mingis asjas jõuti siiski kokkuleppele. Lisaks piiravad Ameerika Ühendriigid oma blokaadiga Iraani naftapotentsiaali maksimaalselt. On ilmne, et selline olukord annab emiraatidele võimaluse uue jõuga ja uute mahtudega turule tungida. Muide, Donald Trump teatas täna, et Iraani võimud andsid USA-le teada riigi kokkuvarisemise seisundist. Seetõttu palub Teheran Washingtonil Hormuzi väina avada, mille kaudu Iraani režiim tarnib suurema osa oma naftatooteid ja saab selle eest peamise osa valuutatulust. Ja täna teatab Trump järgmist, tsiteerin. Iraan teatas meile just, et on kokkuvarisemise seisundis. Nad tahavad, et me avaksime Hormuzi väina nii kiiresti kui võimalik, kuni nad püüavad juhtkonna olukorraga selgusele jõuda. Ja ma usun, et neil see õnnestub. Enne seda sai teatavaks, et Trump ei ole Teherani ettepanekuga rahul. Iraani plaaniga sõja lõpetamiseks ja Hormuzi väina avamiseks, kuna see variant ei puuduta Iraani tuumaprogrammi. Laevanduse taastamine sellel strateegilisel mereteel ilma Iraani uraani rikastamise küsimust lahendamata võib võtta USA-lt olulise survevahendi läbirääkimistel. Samal ajal teatas Iraani välisminister Abbas Araghchi vahendajatele, et Iraani juhtkonnas puudub üksmeel selles, kuidas vastata. Teherani ettepanek eeldab läbirääkimiste jagamist ameeriklastega 3 etapiks, millest esimene peaks keskenduma sõja lõpetamise kokkuleppele ja Iraanile ning Liibanoni julgeoleku garantiide andmisele. 2 ülejäänud etappi puudutavad Hormuzi väina ja Iraani tuumaprogrammi. Alles hiljem. Islaamivaba riik keeldus viimast punkti arutamast, enne kui kokkulepe on saavutatud. Nad ütlevad, et lähme lihtsalt tagasi punkti A, ehk siis sõjaeelsesse olukorda ja arutame kuude kaupa edasi tuumalepet. Läbirääkimised USA ja Iraani vahel on takerdunud, kuna Teheran keeldub järeleandmistest ning möödunud nädalavahetusel tühistas Trump oma erisaadiku Steven Witkovi ja väimehe Jared Kushneri visiidi Pakistani, kes tegutseb poolte vahendajana. Araghchi külastas nädalavahetusel 2 korda Pakistani pealinna Islamabadi, kus ta pidi esialgsete plaanide kohaselt kohtuma USA esindajatega. Lisaks külastas Abbas Araghchi Omaani ning saabus esmaspäeval Peterburi, kus kohtus Venemaa kiilaspäise diktaatori Vladimir Putiniga ja sai temalt toetussõnu. Samal ajal ajavad emiraadid oma mängu ja seda pikaajalist mängu. Siin panen punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage meeldimist märkida. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetusega selle video kirjelduse all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!